head kuulajad ja ka kaugemal kiivitsejad. Kui lugesin seda Energia teekaarti, siis minus tekkis väga palju optimismi juurde, et asi on ikkagi võimalik. Et mõnes mõttes olin nagu pessimistlikum nendes asjades. Mina ei ole üldse energeetika asjatundja, nii et see minu jutt kliimast, see on nagu pigem nagu niisugune taustajutt, mis näitab seda nii-öelda vaadet sealt poolt, atmosfääri poolt. Ja kuna ettekande on lühike, siis ma valisin välja mõned asjad, mis nagu minule tundusid, et nad on võib-olla olulised, mida võiks siis kuulajatele nagu siis niimoodi kommenteerida. Need eraldi välja tuua, kokku neid asju oli 8. Ja iga selle punkti juures siis on üks slaid niisuguse mõne märksõnaga ja siis mingi vastav graafik on seal juures. Esimesena tahaksin rõhutada, et kliima kui üks looduse komponent on oma loomuselt muutlik, väga muutlik. Ta on kogu aeg, ka geoloogilises ajaloos kliimatingimused maakeral on muutunud, kliima muutub tänapäeval ilmtingimata ka tulevikus. Nii et kui kuskil räägitakse, et on vaja kliimamuutuse vastu võidelda, et see on siis nagu suhteliselt nagu absurdne ütlemine. Et muutlikkus on nagu olemuslik omadus. Kui kliimanäitajaid rehkendada erinevate perioodide kohta, siis on need alati olnud natukene erinevad, nad ei ole konstantsed suurused. Siin näitena võiks tuua omal ajal Andres Tarandi poolt rekonstrueeritud see pikk aasta keskmise temperatuuri aegrida Tallinnas, kus siin on toodud sinise joonega siis üksikute aastate kõikumised ja 30 aasta kaup on siis arvutatud nagu erinevate 30 aasta keskmised, mis on siis niimoodi kõikunud minevikus ja siin torkab siis silma siis see, et 1991 kuni 2020 on siis see tase enam kui kraadi võrra kõrgem. No siit graafiku pealt võib igasuguseid huvitavaid asju välja lugeda. Aasta keskmine temperatuur muidugi on eelkõige ära määratud talve poolt, sest talve temperatuuri kõikumised on kõige tugevamad, nii et näiteks siin on siis möödunud sajandi absoluutne miinimum aasta 1941-42 aasta sõjatalv, mis oli konkurentsitult kõige külmem või siis hilisemast ajast siis näiteks 1987 või 2010 ja siis absoluutselt kõige soojem aasta, kõige soojem talv oli siis 2020, mis selle aegrea siin praegu ära lõpetab. Seda soojenemist siis muidugi seostatakse eelkõige kasvuhooneefekti tugevnemisega. Süsihappegaas on siis nagu see peamine, millega siis arvestatakse, metaan ja naerugaas ka. Võiks lihtsalt siia mainida juurde, et on olemas üks väga tähtis kasvuhoonegaas, veeaur, mida tegelikult nende rehkenduste juures nagu eriti kliimamodelleerimisel nagu väga hästi ei osata arvestada. See tekitab siis niisugust määramatust nende kliimamodelite tulemusel. Veeaur on ruumis ja ajas väga muutlik. Sellest siis see niisugune ebamäärasus. Süsihappegaasi kontsentratsioon on tõusnud atmosfääris üsna pidevalt. See on siis see kuulus Keelingi poolt mõõtmisi, mis alustati siis 1950-ndatel Hawaii suurel saarel Mauna Loa kilpvulkaani otsas 4 kilomeetri kõrgusel observatooriumis tehtud mõõtmised. Siin on selge niisugune sesoonne käik sees, see, mida see väiksem joonis näitab, et süsihappegaas on siis aastases käigus maksimumis meie põhjapoolkera kevadel. Seejärel siis, kui põhjapoolkeral hakkab taimkate fotosünteesima väga intensiivselt, siis neelatakse süsihappegaasi ja siis see miinimum on siis meie sügisel. Aga see tõus on olnud pidev, nii et
et siit nagu järeldub, et need ponnistused heitmete vähendamiseks, mis on aastakümnete jooksul maailma riikide poolt üritatud teha, tegelikult ei ole mingisugust märgatavat efekti andnud. Kolmas niisugune asi on siis kliima juures määramatus, mis raskendab kindlamate prognooside ja projektsioonide tegemist. Atmosfääri modelleerijad rõhutavad seda, et atmosfääril puudub mälu, ühesõnaga see atmosfääri seisund, mis meil mingil ajal on, see ei pruugi nagu edasi kanduda, et olukorrad muutuvad kiiresti ja see, mis on olnud, see üldiselt eriti palju ei mõjuta seda, mis edaspidi tuleb. Võrdluseks ookeani puhul on asi teisiti, ookeanisse salvestub soojus ja see omab niisugust suurt inertsust. Ja tahaks selles osas veel ka seda rõhutada, et need kasvuhoonegaaside kontsentratsioonid pole otseselt seotud maakera temperatuuriga. Seal seos on kaudne, seal vahel on see atmosfääri tsirkulatsioon, õhuringlus ja selles mõttes mina, kes ma nüüd kah ei pea end suureks asjatundjaks, mul on alati natukene imelik kuulata, kui poliitikud räägivad, et on mingisugune soojenemise piir, et kui me rakendame need meetmed, et siis ei lähe soojemaks kui näiteks 1,5 kraadi maakera keskmine temperatuur, et minu meelest seal ei ole, seosed nii väga kindlad ei ole ja ei saa nii kindlalt kõike seda asja näidata. Et nüüd seda illustreerida, seda on siin toodud siis IPCC aruandes need stsenaariumid. Üleval joonisel on maakera keskmise temperatuuri projektsioonid sajandi lõpuks, võttes arvesse erinevaid siis nii-öelda neid sotsiaalmajanduslikke stsenaariumid ja seal on antud suhteliselt lai määramatuse hinnang, nii et see ülemine, need punakamad stsenaariumid näitavad seda, et kui siis mitte eriti teha pingutusi kasvuhoonegaaside vähendamiseks või süsinikuheite vähendamiseks, sellisel juhul siis sajandi lõpuks võiks olla maakera keskmine temperatuur 3–5 kraadi kõrgem sellest, mis ta oli siis kuskil alguses tööstusrevolutsiooni eelneval ajal. Kui teha aga pingutusi, need sinised jooned siis näitavad seda, et siis jääks siis see keskmise temperatuuri tõus kuskile 1,5–2 kraadi piiresse ja siin all on siis toodud ära maailma meretaseme tõususstsenaariumid, need punased, need nii-öelda suurema heitega juhul siis võiks see tõus olla siis kuskil 75 sentimeetrit kuni meeter, väiksematel juhudel veel vähem ja siis on siia joonistatud veel punktiirijoonega niisugune vähetõenäoline olukord, kui siin inglise keeles on öeldud, et siis see mandrijää muutub ebastabiilseks ehk hakkab sulama, ma kujutan ette, et see enam kui 1,5 meetrine veetaseme tõus peaks tähendama seda, et Gröönimaa mandrijää sulab ja suur osa Antarktikast ka. Läheks nüüd konkreetsemalt selle Eesti numbrite juurde, temperatuuri või kliimamuutuse asjade juurde. Üldiselt on teada, et Põhja-Euroopas see soojenemine on olnud selgelt kiirem kui globaalne keskmine ja eriti kõige rohkem ta avaldub Põhja-Jäämere juures. Nii et Põhja-Jäämere jää vähenemine on olnud üleüldse kõige niisugune suurem kliimamuutuse tagajärg, kaasaegse kliima soojenemise tagajärg üleüldse. Seal on tõesti see silmaga nähtav ja väga tõenäoline on, et meie eluea jooksul võib juhtuda niimoodi, et suve lõpuks võib-olla ongi suurem osa sellest jääst
võib-olla mõnel aastal isegi päris ära sulanud. Tegin siis rehkendused aasta keskmise temperatuuri kohta 70 aasta jaoks, see on siis 51 kuni 2020 ja üksikutes jaamades siis see tõus, temperatuuri tõus oli siis keskmiselt 2,5 kraadi. 2,5 kraadi selle aja jooksul siis nii-öelda lineaarse trendi järgi on see tõusmine toimunud. Siin on siis sama perioodi kohta näitena siis sinine joon Vilsandi keskmine temperatuur siis nagu kõige merelisema kliimaga ilmajaam Eestis ja punane joon Võru kohta kõige mandrilisema kliimaga ilmajaam, üks nendest tõus enam-vähem sama palju ja nagu näha ka need aastate vahelised võnkumised on väga sünkroonsed, nii et korrelatsioon temperatuuri vahel Eesti erinevates piirkondades on väga kõrge, nii et kui on ühes kohas soe, siis on kindlasti ka teises kohas soe aasta ja vastupidi. See on loomulik. Soojenemine aasta ajati on erinev. Üldiselt kõige kiirem soojenemine on siis meil olnud külmal poolaastal, talvel ja kevadel ja suhteliselt kõige aeglasem see soojenemine on olnud sügisel, aga ta on ka olnud ikkagi statistiliselt usaldusväärsel tasemel selle sama 70 aasta jooksul. Ja kuudest kõige kiirem soojenemine on siis märtsis, veebruaris ja märtsis, siis isegi kuni 5 kraadi selle perioodi jooksul, mis tähendab näiteks seda, et varasematest või aegrea alguses domineerivatest nii-öelda talvistest lumekattega ja külmade märtsikuude asemel on siis tulnud rohkem kevadised ja lumeta märtsid. Tänavune aasta on nüüd küll sellest erinev. Ja oli vaid 2 kuud, mille keskmise temperatuuri puhul seda soojenemise trendi ei olnud statistiliselt usaldusväärne. Et juuni ja oktoober olid siis need. Siin on siis Türi ilmajaama kohta nende aastaaegade keskmise temperatuuri graafikud koos siis trendijoonega. Tähelepanu võiks juhtida tõesti sellele, et talve keskmise temperatuuri kõikumine on mitu korda suurem kui kõikide teiste aastaaegadel, nii et talv määrab ära siis selle. See kollane on siis kevade joon, siin on ka suhteliselt tugevam soojenemine esinenud. Eks see temperatuuri tõus mõjutab ka loodust laiemalt. Kevaded lähevad selle tõttu varasemaks ja sügised nihkuvad hilisemaks. Klimatoloogias oleme kasutanud suve kriteeriumiks seda perioodi, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur on püsivalt üle 13 kraadi. Ja see periood on siis selle sama 70 aasta jooksul pikenenud 2-5 nädalat, seal on nüüd jaamade vahel erinevused juba suuremad. Kirde-Eestis on see väiksem olnud, Lõuna-Eestis on läinud suved rohkem soojemaks. Ja talv, mida on siis defineeritud kui see periood, kui see sama ööpäeva keskmine temperatuur on püsivalt 0 kraadist allpool, see on lühenenud veelgi rohkem, 1-2 kuu jagu. Ja eriti palju just Eesti läänerannikul, kus see periood on üsna lühikeseks jäänud mere vahetu mõju all. Siin on siis suvi on siis juuni, juuli, august keskmine temperatuur. See suve keskmise temperatuuri siin olen kahjuks eksinud, vabandust. See on suve pikkus päevades on seal selle skaala peal, nii et suvi on enam kui 100 päeva pikk ja sinine on siis talve pikkus päevades, mis on siis kiiresti langenud ja see päris miinimum siin on siis talv 2019-2020, kui selleks talveks sai veebruari lõpus ainult mõni päev, kus külm oli.
või oli mõned päevad alla nulli püsivalt. See soojene mõjutab siis ka muid niisugusi looduse nähtusi, näiteks looduse fenoloogilist arengut. Me oleme, aga meie eluaja jooksul on ju see muutus toimunud, et kevadised need looduslikud nähtused on nihkunud varasemaks, rändlinnud on varem saabunud, puud on hakanud varem lehte minema ja itsema. Ja kahtlemata siis talvisel ajal lume ja jää vähenemine, ilmselge niisugune mõju. Siin selle kirjeldamiseks ma toon ära Läänemere maksimaalse jäätumise pindala tuhandetes ruutkilomeetrites. See on siis Soome Meteoroloogia Instituudis tehakse seda. See on pikk aegrida, mis ulatub 18. sajandisse nii kaudsete meetoditega välja. Ja siin on see jäätumise vähenemine selgelt näha, kuigi see võnkumine on aastatevaheline kõikumine on väga suur, nii et tegelikult see trendijoon, mis siia joonistatud on, see ei ole statistilise usaldusväärsuse tasemel. Ja viimane niisugune punkt, mis kindlasti on huvitav ja mis võiks küsimusi tekitada, et kuidas see soojenemine mõjutab veeolusid, niiskusolusid. Et selles osas kliimamudelid ei anna nii usaldusväärseid tulemusi. Üldiselt Eesti kohta arvatakse, et peaks nagu sademete hulk suurenema mingi keskmiselt 10-20%. See on loogiline, et see sademete hulga suurenemine on külmal poolaastal, mida külmal poolaastal siis need soojemad ilmad seostuvad tsüklonaalse ilmaga, kus siis ongi pilves tuuline ja sajune ilm. Suvisel ajal aga enamus neid stsenaariume näitab siiski ka sademete hulga suurenemist, mõned aga võib-olla isegi vähenemist. Ja tegelikult ma ise ka nagu loogiliselt eeldan või kardan, et põuaoht võib suureneda, mis võib meie põllumajandust üsna oluliselt mõjutada. Kui talv on lühem, lund on vähem, kevadine lumeveevaru on väiksem ja see vesi juba talviste suladega suuresti läheb ära, siis see kevadine suur vesi jääb nõrgemaks, on varasemal ajal ja see suvine madalveeperiood nihkub nagu varasemasse aega, need kevadine põud ja võib suureneda. Siin joonisel on siis toodud nüüd sademete, see on siis 20 jaama keskmine sademete hulga muutus nüüd hilisemal perioodil alates 1966. Nagu see sademete mõõtmine muutus natukene teistsuguseks ja võrreldavaks tänapäevaga. Nii et selle perioodi jooksul siis juuni ja august on läinud, siin on erinevate jaamade tulbad näitavad neid muutusi, on nagu läinud sajusemaks, samas aprill ja september on pigem kuivemaks, ainult sademete hulk on läinud väiksemaks ja talveperioodil ka mingil määral on sademete hulk suurenenud, aga seda nagu otseselt kliima soojenemisega on võib-olla raske seletada, et ei ole mitte mingisugust, ei saa välistada näiteks, et järgmised 10-20 aastat juunikuu võib väga põuane olla, et see on niisugune juhuslik looduse kõikumine tõenäoliselt. Ja siin on siis need samad mõtted lühedalt kirja pandud. Tänan tähelepanu eest ja eks ma olen siis ka valmis pärast diskuteerima nende asjade. Aitäh. Väga hea ülevaade, arvestades seda, et 90% maakera elanikkonnast elab põhjapoolkeral ja põhjapoolkeral on siis see kliimamuutus kuidagi teravam, nagu me praegu kuulsime, siis ilmselgelt sellest ka selle küsimuse püstituse teravus on põhjapoolkeral tugevam kui lõunapoolkeral millegipärast, kuigi seal on kolmandik maa pinnast.